No nii, oleme ka täna jõudnud Laitsesse ja panime oma boksi püsti siia, tegime väikse hooldusautole. Õnneks saime kasutada Laitse remonditöökoda, et väiksed privileegid ja ootame Simoni ära ja siis vaatame, mis meil edasi saab. Praegu on semiproa trennid ja siis hakkavad kvallid ja kella 3-st umbes saame ise peale minna. We'll see. Ma ei tea, kas me vägistame selle lahti või meil on vaja uut trossi saada? Jah. Kumb on kumb? Punane. Jah. Ta liigub koos kõriga, vaata. See on kõri. See on kõri, mis siin liigub. Vaata siit seest. Käisime tehnilises ja kõik muu oli korras peale suretus trossi, mis on kõrri sisse kinni kiilunud. Meil paneme nüüd kohe uue, nii et enne kleepsu peale ei saanud. Hans tõi meile uue trossi ja uus tross on nüüd küljes ja nüüd töötab ka. Nüüd tuleb välja saada. Nüüd on suur perse. Sain! Teeme aplausi jälle. Aitäh teile! Saime esimese tiiru tehtud, sõitsime Michaeli järgi, et pidime autot juba tagasi hoidma, et tahab varu kiire siin olla millegi pärast. Et me arvasime, et see on pigem nagu aeglase poolne auto, aga tundub, et on tegelikult vastupidi. Ja teise tegime liidi, saime suht-koht hea sõidu, aga silla peale tulekus siis jäi rool jäi full locki kinni, et ei tulda enam tagasi. Ja siis lõi täpselt samal ajal lõi mingi boosti ja vooliku kõvel lahti, et siis jõud kadus ka ära, et siin kõik asjad jõudsid korraga. Aga ei midagi hullu, paneme volla tagasi kinni ilusti ja ma ei tea, vaatame, äkki saame ühe sõidu veel sisse õnnitada. See rool tahab mulle vabalt lõppu jääda. Sa proovid ühe ringi veel teha või? Öelda, et viimane ring on rohkem ei saa, aga vaatame. Mõned peale väga kriitiline.
Davai. Sõidu osas muidu kõik oli väga okk, lihtsalt entry peal sa läksid natuke liiga hilja gaasile. Muus osas väga okk. Nii, ühesõnaga tegime ringi veel, tuli välja, et siitpoolt käib ka ratas koopasse, mis ennem ei oleks osanud arvatagi, aga mäe peale tulekul siis lõi rooli lukku ja hakkasime vaatama, mis teema võib olla ja samamoodi on jäljed koopas sees. Et peksime siit ka välja ja vaatame, äkki nüüd on okei. Ja enne oli mingi lõdviku teema ka, et viskad lahti, aga see vist oli enne viga, et oli lihtsalt natuke nõrgasti kinni. Aga praegu on kvallid, 2 ringi, nii et me anname endast parima ja saame äkki mingi hea tulemuse ka. Seitse punkti, joone eest 31, nurk 21, stiil 25, nii et teise sõitu pane vunki juurde. Lahakalt on meil esimesed sõiduspunktid all, vaatame boksis, mis me teha saame. Ma proovisin sirga peal kantkikiga mitte ja olin kohe vasakule. Käigusvist on olemas, ma kohe proovin. Sellest on nagu kuulda ka, et kõliseb nagu midagi. Tagant käib ilge lihtsalt läbi mul kohalt minnes juba oli mingi imelik lõkt oli sees. Me ka siin tribüüni ees kuulsime seda. Ja käigud on olemas, see on pool telg, ma arvan. Nüüd on maru kiired käed. Davai, tegutseb. Nagu on pool tervist, pole hullu. Ei, meil ei ole tükki. Ainult välimised otsad kõik. Ja see GTR-i pool telg seda ei ole saada. See on pahane. Sul on rohkem BMW juppa või? Ei, vähemalt on. See võiks VF-i telg olla, aga... Kelle palju need on nüüd see? Marinaanid või? 33 GTR. Money shot on all, aga tükke pole, jah? Ei no, kui on seal lahti keeranud seest või selle? No kuulda oli. Kõrin oli järgi ja kõik. Ei, See on mingi... See on tihti oma, mis tihti küll sisse käib. Jaa. Teil meil ei ole siukest pakkuda, jah? Siin karbis. Kütsipump. Ei, siis on kõik, jah? Kellelgi olla ei või juba? GTR-i pool telg, ma ei usu. Vähemalt oli pull. positiivne on see, et see on nagu esimene kord. Tehnilise rikke pärast katkestanud. Kui sa nagu tehnilise rikke pärast katkestanud. No nii, võtame päeva kokku, siis lõpetasime oodatust varem natukene, et tuli täitsa lambise koha pealt siuke error sisse, et pool telg andis otsad, või noh, sisemine ots. Et kahjuks me sisemist otsa ei olnud varuks mingil põhjusel, et oli ainult välimised ja võllid ise. Et see ei ole päris niisama pool telg ka, et ma võin igalt küsima minna, et tegu on Skyline GTR-i pool teljega. Et siuke väike custom lahendus on siia autole tehtud, et järgmises korraks midagi parandada jälle, et ilmselt ma seda GTR-i telge tagasi ei pane, et me mõtleme äkki mingi teise diffri ja pooltelje lahendusi siia, ilmselt Wisewebi telg ja E65 differ, sest praegu on siin all E34 differ, et mida ei ole ka väga lihtne leida, et see on suure korpusega. Et see ei ole kõige parem lahendus siia. Aga selleks korraks kõik saime kvallist 77 punni ja iseenesest okei tulemus, oli safe sõit, et teises üritasin natuke rohkem pushida,
aga auto ei tahtnud koostööd teha, nii et sinna paika see asi jäi. Aga pole midagi, järgmine kord paremini ja Kulbiloos on meil järgmine etapp siis, et selle Leedu otsa me jätame vahele seekord. Ja mainiks veel siinkohal ära, et järgmine üritus meil on Drift Factory Open, mis on siis vabaklassi driftivõistlus, et kõikidele sõitjatele ja infoks ka, et vaadake kindlasti Facebookist Drift Factory Open, et leiate ürituse, et saavad kõik osa võtta. Et kuni 225 laiad rehvid ja streetklassi autodel on ka näiteks 225 rehv on lubatud ja samuti on ka lockitid lubatud. Ehk siis tuleb siuke väga äge andmine. Ja ma arvan, et sellega täna lõpetame ja näeme juba ilmselt mitte Kulbiloos, ilmselt teeme midagi varem ka, et vaatame äkki juba mõnel rajapäeval või mõnel muul ägedal üritusel. Go! You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. Go to the couch. Might wake the neighbors up. Break it down and break it out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Heart taking on me in the house. You miss me, you gon' get to see me. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Got my heart no limits. Break your wind in. Get us every day. Got my heart no limits. Get us every day. This sound like Argentina. Had to fist my parem kui seksida.